Me alustame siis kliinilise meditsiiniga ja kui eelnevatel juhtudel olid moderaatoriteks inimesed, kes ikkagi seda valdkonda, mida nad juhtisid, nagu tundsid, siis nüüd on küll kitskärneriks pandud. Et minu kokkupuuted kliinilise meditsiiniga on olnud õnneks harvad, aga seevastu on kõik väga hästi lõppenud. Nüüd, ja et mitte väga palju aega raisata, siis hakkame kohe esimese esinejaga pihta, Joel Starkov. Palun siia lavale ja tegemist on Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja ja professoriga. Nii, palun. Aitäh, austatud akadeemia. On tõeliselt au teie ees seista ja suur tänu selle võimaluse eest olla siin nomineeritud. Juhendmaterjalides paluti tutvustada oma olulisemaid teadustulemusi ja avastusi, loomingulisi saavutusi, samuti seda, mille poolest minu töö ja tegevus on ühiskonnale oluline. Ja kuidas ma saaksin panustada Teaduste Akadeemia arengusse. Kuivõrd kõne all on kliiniline meditsiin, siis siin on omavahel tihedalt põimunud 3 komponenti. Õppe, teadus ja ravitöö ja järgnevalt ma siis püüan anda ülevaate oma panusest kliinilise meditsiini arendamisse Eestis. Illustratsiooniks on juures olev pilt, see on nädal tagasi öövalvest, kus 70. aastates raske kopsupõletikuga haige toodi Valgast meie intensiivravi osakonda, me oleme seal residentide õdedega seda haiget ravimast ja tore oli täna visiidil kuulda, et see haige on juba liikunud kergemasse osakonda, ta on peaaegu juba paranemas. Aga teaduspõhine õppe- ja ravitöö on olnud minu suur kirv viimased 30 aastat ja see peaks siit edasi minema. Ja just nimelt need 3 sõna, teadustöö, õppetöö ja ravitöö on see triumviraat, mis minu arvates määrab kliinilise meditsiini olemuse. Olen töötanud üle 30 aasta õppejõuna ja arstina ja seega sain öelda, et olen kas nüüd ise üles kasvatanud, aga oluliselt mõjutanud tervet ühte põlvkonda Eesti arste. Nii Eestis töötavaid, ka mujal maailmas töötavaid inimesi. Olen alati juhindunud teaduspõhise õppe printsiibist, seisnud selle eest, et meie arstide ettevalmistus oleks kõrgel rahvusvahelisel tasemel. Ja mõned niisugused märgid, mida ma siin tahaksin rõhutada. Olen olnud üle 20 aasta ülikooli anestesioloogia intensiivravi kliiniku juhataja, loonud diplomeelse õppe anestesioloogia intensiivravi erialal, mis järgib kõiki kaasaegseid teaduspõhiseid põhimõtteid. Dekaanina viisime sisse arstiteaduse õppekava reformi praktikaasta, meie arstiteaduse õppekava on kõige kõrgemal tasemel akrediteeritud. Viisime sisse e-õppe põhimõtted juba aastaid tagasi, simulatsiooniõppe ja simulatsiooniõppe keskuse rajamine, üks, millest ma ka väga uhkust tunnen, on seal pildil noored üliõpilased tegutsemas. Ma olin aastaid anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri üldjuhendaja. Residentuuri programmi väljatöötamine 2, nüüd juba 4. versioonis, kus täna õpib 50 noort kolleegi, kes saavad korrektse teaduspõhise ettevalmistuse meie Eesti ülikoolist. Ja see residentuuriõppe programm ka taas on rahvusvaheliselt akrediteeritud. Olen rahvusvahelise täiendõppekeskuse direktor siin Eestis, kus me ka siis rahvusvahelistele põhimõtetele põhinevat täiendõpet teeme. Olen ühendanud 11 doktori väitekirja ja sinna juurde käib muidugi see õppejõudude koosseis, kes on olnud suur vastutus seda koostada, need inimesed, kes on anestesioloogia intensiivravi õppes seda õppetööd teinud, need on parimad kolleegid. Ja õpetamine ilma teaduseta ei ole ülikool ja uute teadmiste loomine on eeldus selleks õpetamiseks, mida me täna teeme. Ja kui me räägime kliinilisest meditsiinist, siis see teadmiste jada, mis tekib või kogu meditsiinis, ulatub ju loomkatsetest kuni ravijuhenditeni. See on
teadmiste süstematiseerimise jada, loomkatsed, siis kliinilised jälgimisuuringud, kliinilised sekkumisuuringud, olgu siis juba ravimuuringud, siis mitmekeskulised ettevaatavad ravimuuringud, süstemaatilised ülevaated, mis siis süstematiseerivad enda saadud andmeid ja lõpuks siis ravijuhenditeni välja. Mul on rõõm tõdeda, et mul on isiklik kogemus kõigis nendes teadustöö astmetes. Alustasin noore doktorandiga Norras meditsiinilise füsioloogia laboris rotikatsetega, katseloomakatsetega, tegime kindlaks seal mitmed eelkohastumise rakusisesed signaalirajad, töötasin Biokeemia instituudis noore teadlasena Tartus, seejärel liikusin kliinilisse praktikasse, tegime mitmeid uuringuid farmakokineetika alal, kindlaks tehes osade ravimite farmakokineetika intensiivravi haigetel, sealt edasi suur rühm või suur osa minu hilisemast teadustööst on seotud seedetrakti puudulikkuse ja kõhukopasisese rõhu mõõtmisega. Tänase kaasprofessor Annika Reintenblaseri koostöös näitasime, et nende probleemide teke intensiivravihaigel on tõsiselt seotud halvema ravitulemusega ja jõudsime oma töödega kuni rahvusvaheliste ravijuhenditeni välja, oluliste patoloogiate defineerimiseni välja. Ja see on uute teadmiste loomine, aga sealt edasi selleks, et see kliiniline meditsiin ikkagi omas triumviraadis töötaks, on need uued teadmised vaja tuua praktikasse ja see kliinilises meditsiinis see sõna on ravijuhendid. Ma olen Eesti ravijuhendite koostamise põhimõtete üks loojatest, meil on Eesti ravijuhendite nõukoda, selle koos heade kolleegidega toonasest Haigekassast ja Sotsiaalministeeriumist kirjeldasime sinna juba üle 10 aasta tagasi. See meie ravijuhendite süsteem on näinud äramärkimist ka rahvusvahelisel WHO tasandil, kes seda tõstab esile kui ühte väikse riigi väga head ja efektiivset süsteemi ja ravijuhendite süsteem on ka näide, kuidas riigistruktuurid ja ülikool on heas koostöös. Ka tänase ravijuhendite nõukoja tööd suuresti koordineerib ja juhib meie Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna juures olevad inimesed. Olen ise olnud eestikeelsete ravijuhiste koostamise käsiraamatu koostamise juures, olen ise koostanud ravijuhiseid siis sepsise ja septilise šoki kohta, mis me ise olime jälle uhked, et olid paremad kui rahvusvahelised, kes jõudsid oma tulemitega meile järgi võib-olla aasta hiljem. Olen ka rahvusvaheliste siis Euroopa intensiivraviseltsi, anestesioloogia intensiivraviseltsi ravijuhiste koostamise juures viimane on patsiendiohutusest üle-euroopaline uurimisprojekt, milles me just äsja kevadel osalemise, mis siis toob juhiseid ohutuks anesteesiaks ja ohutuks perioperatiivseks raviks. Ravitöö. Nüüd õppe, teadustöö, ravitöö ja kui nüüd tuua niisuguseid märksõnu minu ravitööalastest tegevusteks, siis minu üheks suureks pühendumuseks oli erialakliiniku loomine, Eesti esimese anestesioloogia intensiivravikliiniku loomine, mille juhiks ma Tartu Ülikooli kliinikumis 20 aastat olin. See on kõigi kaasaegsetele nõuetele vastav erialakliinik. Eestis olen olnud ravikvaliteedi alaste arendustööde eestvedaja, ravikvaliteedi indikaatorite looja ja selle juhatuse esimees pikka aega. Sellekohaseid analüüse te nendelt viidetelt loete ja samamoodi te näete sealt kliinikumi ravitegevuse statistikalehelt. Täna töötan kliinikumi juhatuse liikme teadus-arendusjuhina, aga ravitöö üheks niisuguseks oluliseks komponendiks on olnud alati rahvusvaheline võrdlus, olgu see kliinikum tervikuna, olgu see Eesti tervishoid tervikuna või olgu see meie oma eriala ja tänu minu aktiviteedile osaleme rahvusvahelises intensiivravi kvaliteedivõrdluses, see on Soome ravikvaliteedi konsortsium,
kus me osaleme, see on standardiseeritud suremuskordaja, seal tulpdiagrammil noolega on märgitud kliinikumi tase, ülejäänud sinised tulbad on Soome ülikoolihaiglad ja kesk- ja tavahaiglad. Me näeme, et meie standardiseeritud suremuskordaja on täiesti võrreldaval tasemel, madalal tasemel võrreldes Soome keskmisega. Me teeme rahvusvahelisel tasemel kliinilist meditsiini siin Eestis ja Tartus. Intensiivravi on minu kirg. Need on mu kõige paremad kolleegid, sõbrad, kaastöötajad, kellega võib minna nii lahingusse kui luurele. Ja COVID-i ajal mul õnnestus publitseerida, olla kaasautor 2 Nature artiklis. Ma ei pea neid enda olulisemateks artikliteks. Minu kõige südamelähedasem töö on siin, avaldatud Eesti Arstis 2022. aastal. Kaasautorid on Vladislav Mihhovits, kes on täna doktorant, Reile Johanson, kes õpib Skandinaavia intensiivraviprogrammis, seal on Merjedik meie analüütikast, Anne Kallaste doktorant nakkushaigustest, Pillerin Soodla nakkushaiguste doktorikraadiga arst, Kersti Pärna tervishoiu epidemioloogiast, Olavi Maasikast täna siirdemeditsiini doktorant, Martin Padar kaitsnud doktorikraadi, Katrin Kaarna meie kliinilistest uuringutest, Juri Karjagin, kaasprofessor, kahjuks täna lahkunud üks mu parimatest õpilastest, kolleegidest. Ja need on intensiivravi tulemused COVID-haigetest, mis, kui siin ekraanil vaadata, siis kliinikum võrdluses teiste suurte rahvusvaheliste konsortsiumitega, olgu see siis Saksamaa, Holland, Austraalia, Ühendkuningriigid või Šotimaa, meie intensiivravi suremus ei ole kõrgem, vaid pigem me oleme siin, see on selle suure rahvusvahelise uuringu keskmine, me oleme siin, me oleme Hollandi, Saksamaa, Austraalia intensiivravi tulemustega võrreldavates tasemetes. COVID-19 ravitulemused, sealhulgas intensiivravi ja ECMO tulemused, kehavälise vereringe tulemused, see on, näete siin kõrgtehnoloogilist kehavälist vereringet, mida me seal kasutame, olid rahvusvahelisel tasemel. Ja panus Teaduste Akadeemia arengusse, ma arvan seda, et teaduspõhisel tervishoiul ja meditsiiniharidusel on oluline mõju Eesti riigi sotsiaalsele ja majanduslikule arengule ning üldisele elukvaliteedi parandamisele. Ma arvan, et ma suudan teid veenda, et teaduspõhisel õppe ja ravitööl on oluline komponent Eesti ühiskondlikus elus. Ja mõned viited siia veel, mida me peame tegema selleks tulevikuks meditsiinitehnoloogiate tervishoiulahenduste kasutuselevõtu suurendamiseks, mida on vaja teha, et edendada kõrge väärtusega tervishoidu. Kõigi sidusrühmade ja ühiskonna seas on vaja kujundada arusaam kiireloomulisest vajadusest vähendada madala väärtusega tervishoiuteenuseid ja edendada kõrge väärtusega ravi. Vabandust, ma vajutasin valesti. Meil on ravi- ja diagnostikameetodid, mida on alati kasutatud, sest arvatakse, et nad on mõjusad, mis tunduvad olevat efektiivsed, mis on ihaldatud sellepärast, et nad on keerulised ja raskesti mõistetavad ja kallid, ja uued. Ja siis meil on ravi- ja diagnostikameetodid, mille mõju on patsiendile ja teaduslikult tõestatud, mis on jõukohased ühiskonnale ja mille toimel paranevad patsiendi jaoks olulised tervisenäitajad. Ja mul on sügav veendumus, et Teaduste Akadeemia jagab ennekõike seda alumist plokki. See on see, mille suunas me peame liikuma. Aitäh! Nii, suur tänu. Meil on veel aega küsimusteks, aga palun. Kui tohib, ma võin siis küsida kohe alustuseks ravi versus ennetus. Et kui suur on siis osakaal ennetusel sellisel teaduspõhisel lähenemisel ravil? Jaa, loomulikult ennetus. Kõige paremini ravitud haigus on välditud haigus. Ja ennetusel on äärmiselt suur osakaal. Kui me võtame infektsioonhaigusi, siis me ilma vaktsineerimiseta meil tänast päeva ei ole. Meil on rida haigusi on tänu ennetusele
teadmata. Nüüd, ja sellele tuleb tähelepanu pöörata kindlasti. Samas me ei saa üle ega ümber, meil on krooniliste haigustega elajaid ja seal on küsimus, ennetuse küsimus on sinna, et vältida tüsistuste teket. Aga päris ainult ennetusega me rahva tervishoidu ei lahenda. Nii, aitäh. Järgmisena akadeemik Pärt Peterson. Sa oled Eesti ühe suurema haigla teadus-arendusjuht. Nüüd, nagu sa ka ravide meetodite kohta ütled, et sõltub alati ressursist ja vastavatest nagu olukorrast ja motivatsioonist. Me teame seda, et mujal ka, rääkimata nüüd Anglo-Ameerika riikidest, aga ka Põhjamaades tegelevad haiglad sageli teadus- ja arendustegevusega intensiivselt. Et kuidas sina nagu näed seda, eriti veel Tartu Ülikooli kliinikumi nagu teadus-arendusjuhina, kuivõrd palju tegelikult on seda ressurssi ja nagu motivatsiooni kombineerida seda teadust ja nagu seda toetada mitte ainult raviga seotuna, vaid kas üldisemalt nagu teadusest, meditsiiniteadusest ja kliinilisest meditsiinist? Teadus ja õppetöö on lisaks ravitööle Tartu Ülikooli kliinikumi põhikirjalised ülesanded. Meil on ainus Eesti haigla, kus see on põhikirjas ette nähtud, et me seda teeme. Ja me oleme viimase 4 aasta jooksul sihipäraselt püüdnud suurendada oma teadusvõimekust. Me oleme oma eelarvest kuni 2%, mitte 2%, vaid 1% kuni 2 miljonit eurot suunanud teadus-arendustegevusse. Me oleme käivitanud teadmussiirde doktorantuuri koostöös Tartu Ülikooliga. Me püüame seda edendada, aga see ei ole kaugeltki rahuldavas tasemes veel. Seal on kõvasti arenguruumi. Suur tänu. Mart Haarmal oli küsimus. Aitäh huvitava ettekande eest. Te tegelete CAR-T-tehnoloogiaga. Millal on lootus, et ravite esimest patsienti? Sel aastal. Aha, tubli. Siis mul on teine küsimus. Te viitasite siin, et teie kõige armastatum artikkel on selle COVID-i kohta Eestis. Kui me võrdleme nüüd suremust, siis Eestis ta oli väga madal, aga Jaapanis ja Lõuna-Koreas ta oli veel madalam. Ja siis tekib küsimus, et kui järgmine tuleb, kas meil on midagi võimalus parandada? Kas on midagi õppida sellest, mis me tegime? Kas midagi läks viltu? See on väga hea küsimus. Tõenäoliselt mulle jätku aega kõiki neid aspekte avada. Ja see on nii mitmekihiline. Esimene moment on see, et kui järgmine tuleb, see kõik oli ootamatu. Me ei olnud selleks valmis. Ja see, kui tuleb järgmine ootamatus, seal on täiesti uued dimensioonid, mida me ei oska täna rehkendada. Sarnaseid nakkushaiguseid, kui meil tuleb nakkushaiguse puhand, siis selleks me oleme mingisuguse kogemuse nüüd saanud, ma ei tea, kui hea või halb, kui hästi see on rakendada. Seda me oskame ikkagi mingil määral kasutada. Aga siin on nii palju dimensioone, ma jään spekulatiivseks selles vastuses. Ma esitan ühe online-istunud küsimusega veidike üldistatud viisil, et selles sessioonis eriti üritatakse küsida seda, et millal tulevad Eestis välja töötatud ravimid turule ja kuidas on patenteerimise ja innovatsiooni ja ettevõtluse toetamisega? Millal tulevad Eestis toodetud ravimid, originaalravimid? Ja patendid on kõige selle osa ja ettevõtluse. Peame siin kuskil mõistma ja oma väiksusest ja suurusest tulenevaid piire. Ma ei taha öelda, et Eesti ravimitööstus on võimatu, aga ta ei saa olema kunagi klassikaliselt selles mahus, kus see on Šveitsis, Ühendkuningriikides või Ameerika Ühendriikides. Küll on meil võtta eeskuju Soomest, Taanist, kus see innovatsioonitöö on muljet avaldavalt arenenud. Just Taanist ma toon eeskuju. Meil on sealt palju eeskuju võtta, kuidas korraldada tervishoiu innovatsiooni. Millal? Mul ei ole vastust seda, Jaak, ma ei tea.
Jaa. nii. Ja mõtleme viimase kiire küsimuse, Andres Metspalu, palun. Mul on selline küsimus, et sa ütlesid, et kliinikumis teadustöö ei ole veel tasemel, et see on 1%, aga te olete juhatuse liige ja vastutate sellest, et mida on vaja siis teha, et see oleks nagu 2%. Kellest see siis sõltub? Kõik sõltub rahast, eks. Ja rahaga saada inimesi, kes teevad head tööd. Ja vastupidi. Loomulikult me töötame selle nimel. Iseendast sõltub muidugi. Ma võiksin seda kommenteerida, et nendes riikides, kus tehakse kliinikutes ka alusuuringuid, nendes riikides tavaliselt tervishoiuministeerium massiivselt seda tööd finantseerib. Number 1, number 2, suured erafondid toetavad neid tegevusi. Mõlemad komponendid Eestis puuduvad. Tõsi. Meie teeme teadustööd täna raviraha kõrvalt. Okei, et ilmselt on tegemist palju suurema küsimusega ja probleemiga, kui me siin täna suudaksime nendes ettekannetes lahendada, aga väga suur tänu veel kord. Aitäh! Ja